Jüri Kaamenik, väljas puhub juba terve nädala hirmus kõva sügistuul. Kui kaua selline olukord kestab? Jah, kogu selle nädala on olnud tormine kirdetuul. Skandinaavia kohal on tekkinud üsna tugev kõrgrõhkkond, mis on seal vähe liikuv, aga samal ajal on Musta mere ääres põhja poole Kesk-Euroopa kohale tulnud üks madalrõhkkond, mis siis põhjustab selle kõrgrõhkkonnaga vasasseisu ehk õhurõhu erinevus on väga suur Läänemere kohal ja seetõttu on väga tugev kirdetuul ja see on siis selline, muudab ilma hästi kõledaks, et tugevamad iidid on olnud peamiselt põhjarannikul, Soome lahe ääres üle 20 meetri sekundis, aga ka sisemaal on tuul päris palju resinud puuoksi ja lehti. Ja paistab, et selline olukord veel kestab mitu päeva, võib-olla pärast 10. oktoobrit läheb olukord rahulikumaks siis, kui kõrgrõhkkond lõpuks Eesti kohale tuleb ja tuule vaigistab. Ma nägin, et sa vaatasid mingeid kaarte siit internetist. Kas sa äkki seletaksid meile, mis seal konkreetselt näha on? Et siin on nüüd see kõrgrõhkkond ja siin on madalrõhkkond. Ja on näha, et õhurõhu sama jooned on kõige tihedamad siis just Läänemere kohal. Ehk siis õhurõhu erinevus siis madalrõhkkonna ja kõrgrõhkkonna vahel on väga suur. Ja see siis põhjustabki selle tugeva tuule, mis meil praegu on? Jah. See õhurõhkude vastasseis? Jah, õhurõhu suur erinevus. Et nendes madalrõhkkondades liigub põhja poolkeral tuul, siis või õigemini õhk liigub siis niipidi, see on siis madalrõhkkonnas, kuidas õhk liigub, ja siis kõrgrõhkkonnas liigub õhk niipidi, ehk siis päripäeva. Ja see tähendab seda, et siin siis liigub õhk nii, ja siin siis madalrõhkkonnas liigub õhk niimoodi, et järelikult peab siis meil õhu liikumine olema kirdes edelasse. Selge, kui puhub kirdetuul ja meil on kõik vesi rannast läinud ja nagu ma tean, siis ka ülevalt Põhjalahest on vesi kadunud ja koolis me õppisime kõik ühendatud anumate seadmust, mis ütleb, et kusagil veehunnikut ei teki. Kuhu see vesi kõik siis saanud on? Kuna see praegune olukord on siis sellele jaanuaritormile, mis oli 2005. aasta alguses, täpselt vastupidi, ehk siis on meil nagu anti-jaanuaritorm, siis viib tuul selle vee Läänemerest välja, ehk ta läheb peamiselt Taani väinede kaudu, siis Kattegati ja lõpuks ka Kerraki kaudu Põhjamerre, ehk siis suuremas osas Läänemeres on veetase väga madal, et lihtsalt see vee hulk on juba Läänemeres väiksem. Teine asi muidugi on see ka, et tuul ise, kuna Eesti jääb Läänemere idakaldale, siis siin on lihtsalt tuule mõjul see vesi liigutatud peamiselt siis Rootsi rannikule ja ka Taani rannikule ja Saksamaa põhjarannikule, kus siis veetase on enam-vähem normis või isegi sellest kõrgemal. Aga üleüldiselt ikkagi on Läänemeres veetase praegu normist tunduvalt madalam. Kui me vaatame kaarti ka, kui palju ta siis on siin Läänemerele, siis Eestit vaadates näeme, et ühtlaselt 30–50 centimeetrit, ehk siis kuni pool meetrit normist madalam. Et probleeme laevaliikluses tekitab juba selline 60–70, -60–70 centimeetrit. Ja see tase peaks nüüd lähima paari päeva jooksul jälle tagasi tulema, ehk siis see tugev kirdetuul siis langetab vett veelgi. Ja siin on nüüd näha ka, et Rootsi rannikul on tõepoolest see veetase kõrgemal kui Eestis, et tuul lihtsalt kuhjab seda vett siia rannikule, mitte küll palju, aga natukene siiski. Ja jällegi näha, et tuul on kirdes, järelikult on tuule aluse küljel vett vähem, aga tuule pealse küljel on veetase jällegi kõrgem. Ja osa vett on siis kuhjatud ka siis siia Taani siis lääne või õigemini idarannikule. Ja siis Saksamaa põhjarannikule. Aga võib arvata, et siis siin Taani läänerannikul on jällegi veetase madalam. Aga üleüldiselt võib arvata, et Läänemerest on ikkagi Taani väinade kaudu
Kattegaati ja siis ka Keraki kaudu ikkagi vette välja läinud, nii et üldine see vee hulk Läänemeres on ikkagi pikaajalisest madalam. Aga aitäh!